Kell on umbes 18:30 Hamiltoni maakonnas Ohios, kus politsei reageerib teatele tulistamisest, mis väidetavalt sai alguse naabritevahelisest tülist. Tundub, et kahtlusalune on endiselt sündmuskohal. Seal on tõsine sõnaline konflikt. Meie sõnakeskuse töötaja üritab saada tema perekonna telefoninumbrid, et nad lahkuksid. Ma arvan, et see on kõrvalmajas. Mis toimub? Mis toimub? Keegi on tulistatud. Politsei tuvastas siin nähtud kahtlusaluse 24-aastaseks Cole Hornsbyks, kelle kohta tunnistajad ütlesid, et ta elab selles majas. Kas see olid sina? Näita mulle oma käsi. Oma käsi. Sain ta kätte, jah? Mõne sammu kaugusel leiavad esmareageerijad Cole'i naabri, kelleks on tuvastatud 40-aastane Theodore Block, kes kannatab mitmete nähtavate kuulhaavade all, teatab politsei. Uurijad tuvastasid hiljem, et relvastamata vanaisa sai 12 kuuli selga. Võtame kolmas taks. Kas ta hingab? Ma ei moodustane meeskonna. Kas see on sinu abikaasa? Hei! Kes on... Olgu, oota seal üks hetk, eks? Kas ta hingab? Ma kontrollin teda kiiresti, eks? Lihtsalt oota seal, eks? Theodor tunnistati veidi hiljem sündmuskohal surnuks, kui mitu tema pereliiget kogunesid kõrvalmajja. Räägi temaga enne, kui ta ära joosta. See on kasutütar. Ta jätab selle kasutütre maha. Aga kahtlusalusega tagasi olles valmistus politsei teda arestimajja saatma. Mis su nimi on? Kus relv on, mees? Ma ei tea. Mina. 87. Sa kuuled teatega valvurit, ma vastan. 987, see on selge. 90082, kas sa koputasid mulle? 780 lemmikloomaga. Ma olen vahi all. Saadad selle vahi alla kell 18:22, meil on juhendaja teel ja eriüksused saanud juhised sellele autole reageerida. Kas sa võtad mu? Seal see on. Kuulsin seda kõike. Sina? Ma võtan kõik, mis sul on. Sa kuulsid seda kõike. Sa mõtled, et istu autosse, pane turvavöö peale, mees. Miks sa jätad selle vöö sinna? Ma võtan kõik, kus meil on. Ei, sa ei võta, istu maha. Jesus. Sa ei vii meie meest ära. Cole on patrullautos kontrolli, all kui meedikud sündmuskohale saabuvad. Järgmine. Jah, siinpool. Kõrvalmajas. Selle maja taga. Hei, ootame. Mine alla. Kus see on? Vaata. Ma ei tea. Right here. Sinu pakkumine. Me lihtsalt peame siit välja saama. Proua. Praegu peavad nad minuga tegelema, eks? Kas te saite sellest aru? Jah, see oli naaber siinsamas. Ta pusitas teda vist 5 korda. Kas mu abikaasa hingab? Ta ei teadnud. Ma tahan olla seal. Ma tean, aga praegu laseb neil töötada. Ma panen su siia verandal istuma, okei? Ma olin just seal. Jah, ma hakkasin jooksma, sest ta tõmbas relva välja ja hakkas tulistama. Okei, kas sinuga on kõik korras? Et sa ei saanud pihta ega midagi. Kas te tahate temaga natuke aega veeta? Meil on temalt juba ütlused võetud.
Mingil hetkel tahan ma kindlasti ta meie juurde viia. kas tema võiks ka seal olla? Ei, ma ei tea täpselt, mida meedikud teevad. Ma tean, et pahategija on praegu vahi all, nii et ma ei tea, mida meedikud teevad. Noh, nad ei tea midagi sellist. Ma pean siia minema. Ohvri naine, kes ütleb, et oli tulistamise tunnistajaks, saab võimaluse hinge tõmmata enne, kui uurijad teda edasi küsitlevad. Kas sa saad? Kas sina helistasid? Kas sina olid see, kes helistas hädaabinumbrile? Kas sa saad mulle öelda, mis juhtus? me kuulsime pressirasku, me läksime sinna, naaber tuli välja ja mina tulin ka välja. mu abikaasa lõikas puud, mis oli maha kukkunud ja läks sinna ning ütles talle, et ta paneks relva ära. Tal ei peaks relva olema, tal pole seda vaja, sest ta tuli siia. Me kutsusime politsei 6 aega enne, kui ta siia tuli. Ta ähvardas, ta sihtis minu poole vibuga ja mu abikaasa ütles, sa oled hull. Sa sihtisid mu naist vibuga ja noolega. Sul pole relva vaja ja ta hakkas ürbitsema. Ma ütlesin, Ted, lihtsalt helista politseisse ja Ted oli nagu, Ted. Mu abikaasa hakkas minema kõndima ja siis ta ütles midagi. Mu abikaasa pöördus ümber ja ta lihtsalt tulistas teda. Okei, ja kas sa nägid seda juhtumas? Okei. Sa kuulsid seda, eks? Tunnistajad ütlevad, et Theodor lõikas siin nähtavat puud, kui Cole väidetavalt tulistas oma relva tagahoovis. Siis läks Theodor, kes väidetavalt hoidis tol ajal oma lapselapsi, kooli juurde, et paluda tal lõpetada. Enne kui kahtlusalune väidetavalt naabrit sihtis, jätkavad politseinikud kõrvalmajas uurimist, et välja selgitada, mis siin juhtus. Kas tal oli relv? Ei, ma kontrollisin teda. Tõenäoliselt elab ta siin üleval, nii et jah. Ta ütles, ta lahkus ja tuli tagasi. Kus sa teda esimest korda nägid, kui ta tuli? Ta seisis just siin, käed taskus, vaatas jüllitades. Nad ütlesid, et pärast tulistamist läks ta tagasi oma majja ja tuli siis uuesti välja. Nii et okei, ma olen üsna kindel, et ta elab siin selles majas. Kas meil on mitu tulirelva haava? Meil on 2 haava vasakus üralreies ja 3 kõhus ning usume, et 1 veel paremas kõrvas. Mõni sekund hiljem saabub sündmuskohale kinnisvara omanik ja Cole'i oletatab sugulane. Aga ma pean teadma, kas te midagi üldse kuulsite või nägite. Olgu, kas sa elad siin kandis? Sa lihtsalt omad seda kinnisvara. Kogu seda? Ei, mina olen. Sellest augemal. See hoone ei kuulu mulle. See maja seal ei kuulu mulle. See koht kuulub mulle. Olgu. Kas teil oli üürnik, kes siin elab? Jaa. Mis tema nimi on? Kas teda kutsutakse Markiks? Okei, ma palun sul siia jääda ja meile kättesaadav olla, sest tõenäoliselt peame me tagasi tulema ja sulle veel küsimusi esitama. Okei? Kas ta on siin? Jah, ma olen üsna kindel. Minu kahtlusaluse isa on seal, ta on selle kinnistu omanik. Olgu, lihtsalt igaks juhuks, nii et keeruta seda kuskil seal. See äärasmees elab siin, tema naine on verandal. Kus selle maja omanik proua on, sest ta ei ole seal? Olgu, ta võib-olla on. Nii et kui ta on sees, me lihtsalt tahame veenduda, et kuulivigastatuid pole rohkem ja vaadata, kas seal on kedagi. Kas seal on kedagi? Kas seal on kedagi? Politsei märkab, et läheduses on veel üks võimalik tunnistaja ja püüab temaga rääkida. Okei, sa pead lihtsalt hinge tõmbama. Ma lihtsalt murdun. Okei, nii et sina üürid seda maja. Mina üürin seda, okei. Kas keegi üürib seda garaaži? See mees oli teda tulistanud. Olgu, sa tead, olgu. Nii et see mees on see noor mees. Mis juhtus? Noh, meil kõlavad uurijad. Sa oled mulle seda juba 5 erineval korral rääkinud. Las ma annan sulle hetke hinge tõmmata. Võta ennast veidi kokku. See on üsna hirmutav olukord. Jah. Väga hirmutan. Väga hirmutav. Nii et see inimene, lahkunu, elab tegelikult kõrval majas. Tema naine on seal, ees verandal. See härra elab siin üleval. Neil oli tüli ühe puu pärast, mida lahkunu lõikas. Ei, ta saagis lahti puud, mis oli maha kukkunud. Ta tuli välja, nad vahetasid sõnu, ta tulistas teda. Järgmisena saab teine politseinik võimaluse rääkida kiirabitöötajaga, kes jagab rohkem üksikasju, mis tema sõnul pärinevad ohvri naiselt. Lähed hoovi, et maha võtta surnud puu ja su naaber tuleb välja ning tulistab sind, ütleb ta. Ta ütleb, ma arvan, et tema nimi on Mark. Ilmselt on siin kohe see puu. See puu siin on nende hoovis. Ta läks seda maha võtma, sest nagu näha, on see surnud ja siis tuli see mees välja. Ja ma saan aru, et varem on ta proovinud teda vibuga lasta. Täna tuli ta välja ja alustas tüli.
tema naise sõnul tuli ta välja, et teada saada, mis toimub. Tema naine tuli välja, et teada saada, mis toimub. Ja ta läks ja tõi relva ning ütles, pane relv ära. Selle jaoks pole relva vaja, eks. Ja siis ta tulistas teda, ma arvan, 3 korda, nagu ta ütles. Ja tema oli see, kes helistas mu emale ja ta ütles, ma ei tea, kuhu tema naine läks. Kas ta on ikka veel seal? Ta nägi pikki pead. Jah, ta nägi küll. Ja minu tunnistajad ütlevad, et Cole olevat varem ohvri naist ähvardanud, sihtides teda vibuga. Üks väidetav juhtum, millest üks politseinik tahab rohkem teada saada. Nii et ta ütleb, ma arvan, et tema nimi on Mark. Ja. Ja ma olen nagu, sa ei tea isegi oma naabri nime ja ta ei saa paluda surnud puud maha võtta. Väga. Imelik. Jah, ta on olnud väga väheste asjadega seotud pärast sõjaväest naasmist ja see ei hirmutanud teda üldse. Nii, et me langetame puud. Kas sa tunned seda naabruskonda? Ma mõtlen, neil on varemgi probleeme olnud ja nad on varem politsei kutsunud ja mitte kaua, meil on võib-olla veel 2 või 3. Nii, valmis. Ja me kuulsime, et ta just tuli vanglast välja ja ta polnud enam oma mulletit. Ma ei tea. Aga varem oli mu ema poole vibu ja noolega sihitud ja ma arvan, et siis ma... Jah. Vau! Jah, ma ei usu seda. Tahan olla sinuga. Ma ei usu, et elas seal. Ta just kolis sisse, ta pääses just vanglast välja. Nii, et see on hiljutine põhjus. Umbes 3 kuud tagasi. Nii see algas, kui ta siia kolis. Ja. Ma kuulsin, et see mees ähvardas siin varem vibu ja noolega. Vau. Ta on imelik. Nad võivad isegi tema silmadesse vaadata ja näha hullust. Jah. Aga ma ei teadnud, et tal see on. Ma arvasin, et tal on nagu mingi... Ma arvasin, et tal on pistol. Ei tea. Ma ei tea. Ta on puumaha raiumise pärast täiesti endast väljas. Ei, mu abikaasa lõikas puud maha ja me kuulsime, kuidas püssilast käis seal kool. Ja ta kaotas oma elu. Jaa. Mitte midagi. Ma ütlesin sulle, et ära võta mu vasakut kätt. Ma ütlesin sulle, et ära... Mentid? Kas keegi räägib selle naabruskonna arppüksiga? Millega? Nad ütlesid, et nad ei leidnud teda. Ta oli samas, kui see juhtus. Okei, tundub, et meil on palju tõlkeid. Me entisin, et see oli tema naine. Nii, et majas elab naine. Ja tema elab valges garaažis. Jah, nad teavad. Ta aistab teda, ta tuli välja ja ütles, ma kardan seda meest, tal on relv. Olgu. See juhtus täna. Jah, sellepärast mu abikaasa sinna läkski. Sest me kõik kuulsime lasku ja ta läks õue täiesti endast väljas. Nad üritasid kuriteo paika võimalikult puutumatuna hoida, kuni uurijad kohale jõuavad. Nii et ma tean, et lõpuks räägib ta niikuinii kõik ära. Ta oli täpselt seal. Mis ta lahkud? Ma ei tea. Kui mu abikaasad tulistati, kukkusin ma maha. Ja siis ta jooksis minema, hakkas helistama hädaabinumbrile ja jooksis sisse. Kas ta jooksis kuhugi ära, kui see juhtus? Jah, ta jooksis sinna poole ja siis ma ei saanud, ma tulin sisse ja helistasin hädaabinumbrile ning piilusin oma tagauksest välja ja ta raputas mu meest. Ta tuli tagasi. Kas ta jooksis siis mööda tänavat minema või põllu poole? Ma tean. Lihtsalt selles suunas, okei. Ma tean, et nad ei ole veel relva leidnud. Nii et ma ei ole rohkem midagi leidnud. Seda ma üritangi välja selgitada. Kuhu sa oleksid saanud relva ära visata? Jah. Ta jooksis sinna poole. Olgu. See oli pistol. Olgu, see oli must, hõbedane. Täiesti must. Ma mõtlen, ma olin hirmur. Ta turistas ka minu pihta. Jah, ma mõtlen. Sa tead küll, see käis tal peast läbi. Ma tean, ta tühjendas salve mu abikaasa peale. Ma kuulsin lihtsalt pauku. Miks niisama, ilma põhjuseta? Ta ei pannud sellele isegi käsi külge. Oleks pidanud ta lihtsalt pikali lööma. Ma tean seda. Ma tean täpselt, kes teda tulistas. Ma oskan teda täpselt kirjandada. Ma tean, et ma ütlen, et kõik, mida sa ütlesid, kuulsid või nägid, on praegu väga oluline, just praegu. Mind ei huvita, kas relv oli või mitte. Ma tean, mida ma nägin. Ma tean. Keegi ei kahtle sinus. Me saime ta kätte. Keegi ei kahtle sinus.
politseijaoskonda tagasi jõudes valmistuvad ametnikud Cole'i sisse viima. Õige. Astuge välja, me läheme kohe sealt mustast uksest sisse ja kõnnime mööda koridori. Valmis, ma aitan sul kõndida, kuna su käed on selja taga. Kui sa peaksid ettepoole kukkuma, siis sa ei kuku näoli, eks? Ei. See on osakonna kord. Ma tulen kohe tagasi ja võtan su asjad siit kaasa. Need on sinu telefon, rahakott, võtmed, sellised asjad. Olgu. Kuidas su nimi oli veel kord? Malone. Malone. Sio Malone. Jah. Koilased laulud. Neid on palju, jah? Me läheme siit poolt edasi. Me saame ta kätte. Mille kohta? Kas viitad meditsiinilisele probleemile? Meditsiiniline pettus. Oota hetk. Kus see juhtum aset leidis? Olgu, kas sa tegid selle eest mingeid makseid? Ei. Tere, saade. Sa ei saa seda. Ma tean. Ehk siis sul pole üldse raha. Kas see arve tuleb sinu peale? Jah. Tundub, et sa noomid kedagi. Ma tahan veenduda, et kas need on lahendamata mõrvad või mõrvad? Mõrvad. Ma eeldaksin, et see tähendab mõrvareid. Ma usun, et Cole arreteeriti esimese astme mõrva ja tõendite varjamise eest pärast seda, kui politsei väitis, et ta peitis kuriteos kasutatud relva. Väidetavalt leiti see relv hiljem ühe tagahoovi kuurist. Ei, haiglat ei ole lukku pandud. Jah, just seda. See ongi nii. Jah. Jah, sa oled üleandmiste tänava peal. Käsi. Jah, ütlesin sulle, et see pole minu, mitte. Minu vasak käsi, edu. Olgu, mis te kõigi seal toimub? Ma eeldan, et me peaksime ta ilmselt kongi panema. Olgu. Ma olen Airborne Wanted. Jah, olgu. Olgu. Mul ei ole turvaline. Mine lihtsalt turvalisse kohta, ma hoian seda siin korraks. Palun mine täiesti enda ette, palun. Mine täiesti ette, astu natuke kõrvale, vaatame korraks üle. Kas sa juba panid talle piirid paika? Ma panin ülejäänud tema asjad ümbrikusse ja nagu isikut tõendavad dokumendid ka praegu. Ah jah, tal on kõik see olemas. Ma ei suuda ellu jääda. Ma tean, et see on sinu jaoks oluline ja ma saan sellest aru. Ma hoolitsen selle eest, et see oleks turvaline. Ma panen selle ümbrikusse. Mul ei ole põhjust seda alles hoida. Ma teen veel ühe tseremoonia. Ma saan aru. Millegi juba mingit mõtet? Ei, ma võtsin selle juba ära. Olgu. Olgu, ta võtab nüüd käärauad ära, sest me hakkame vaatama, mida sa teed. Ta võtab käärauad sinu käelt ära, ükskõik kumalt käelt. Pane oma käsi sirgelt seinale enda ette. Kas sai hüvistest aru? Olgu. Jäta oma käsi seinale, kui ma ütlen, et võid selle ära võtta, palun. Teeme sama asja selle käega, eks? Jah. Lahi. Astuge lihtsalt veidi tagasi. Ta ei taha seda üldse. Ma hakkan sind läbi otsima. Palun võta ka oma jalanõud ära. Palun võta ka sokid ära. Ma kontrollin need üle. Kui kõik on korras, võime need tagasi panna. Kas saad aru? Okei. Palun võta sokid ära.
ma just ütlesin seda, see oli raske. Mees? Õnnetus! Raske ka, olen seda teinud umbes 30 aastat. Pane korraks käed tagasi seinale, et tasakaalu hoida. Tõsta üles oma parem jalg. Nii kaugele, kui ma saan, kui nad midagi tahavad, nii kaugele, kui ma saan pöörata, saad seda tagasi. Ma pole selline, see on usuline asi, ma saan aru. Seda ma ütlengi, kui ma selle sulle tagasi saan anda, siis ma kindlasti annan selle sulle tagasi. Aga praegu ei saa ma lubada, et sul oleks seal midagi, kui sa oled kambris. Kas sa saad aru? Ma ei taha olla sinu religiooni või millegi muu suhtes lugupidamatu. Muide, hea aeg minna. 1900, hästi. Aitäh. Kas soovite praegu vastata meile meditsiinilisele küsimusele? Ei. Olgu. Põhjus, miks ma neid meditsiinilisi küsimusi küsin, on see, kui sinuga midagi juhtub, peame teadma, kellega ühendust võtta. Sulle meeldib sambavat või midagi sellist? See on ainus põhjus, kus ma teisi lõssi küsin. Ma ei tea sinu haistamise kohta midagi ega taha ka teada. Ma ei hakka sinu juhtumi kohta midagi küsima. Nii et seda teades, kas sa saad nüüd mõnele mu küsimusele vastata? Siia on korras. Ma ei sunni siin midagi tegema. Sa ei taha seda teha. Pane talle lühikirjad ja võtmed. Pane see vaesime ühte. Mis minuga? Olgu, see on lihtsalt ajutine kinnipidamine, eks? Ma arvan palju raskem, aga see on sama asi. Ja ma leidsin sulle tualetti. Olgu. Cole mõisteti 24 aastast kuni eluaegse vangistuseni. Tellige kohe, et saada lihtsamini ligi Law & Crime'i värskeimale sisule.